videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskes ja siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 128. Maaleht 19. märts, otseblogi. Põllumeeste meeleavaldus on alanud. Tallinnas juhib traktorite kolonni minister Terras. Ja selle pealkirjaga võimegi kokku võtta happeningi nimega põllumeeste meeleavaldus. Kogu muusika. Terras sai särada, oli teisigi, kes kabiinidesse ronisid ja seal, oi, me oleme ikka põllumajanduse ja põllumeeste poolel. Tuudki, teie valikud, teie otsused ei ole põllumeeste poolel. Ükskõik kui palju te käite topless mingeid heinategemispilte tegemas kuskil põlla peal. Te ei ole põllumajanduse poolel. Juba nii lihtne asi, et kui te olete Euroopa Liidu poolel, mille eesmärk on meie põllumajandus ja toiduainetööstus hävitada, muuta meid tsentrist juhitavaks, sõltuvaks, siis andke andeks, te ei ole põllumeeste ja põllumajanduse poolel. Eelmises saates ma rääkisin kenasti, et oi, paha Venemaa, seal Siberis hävitatakse väikelooma pidamisi. Meil tänases Eestis on ette võetud juba suured tegijad. Aga kui samal ajal Terras käib ja särab, ma ei tea, kus sa siis nagu hädaldad, ta on ju sõbralik ja nunnu ja tore, et mis seal ikka, lähme vooluga kaasa. Misest, et see vool on selline, nagu keegi oleks keepsupotil nuppu vajutanud ja siis kõik läheb sealt potist alla ja rohkem sa seda ilusat elu ei näe, mis meil Eestis siin kunagi on olnud. Ja kõik toimub iluloosungite saatel, meist hoolitakse, kõik on nii tore. 19. märts Delfi Eesti turult eemaldati 228 tonni nõuetele mitte vastavaid toidutooteid. Vaat kus meist hoolitakse. Ja samal ajal mina lähen poodi, vaatan, et kuulge, pooled asjad siin ei ole nagu söödavad, mis puudutab toiduaineid. Ja mis eriti karm on, need lastele suunatud vahekäigud, kus on siis need hästi kirevad ja ilusate loomakeste ja tegelastega etiketid, mina ütlen, või pakendid, et hallo, mis siin toimub. Need asjad on mürgised. Osadele asjadele, sest nii hoolitakse, et suitsupakil on kirjas, et on ohtlik, võib tappa ja igasugu haigusi põhjustada. Lastele suunatud nänni peal on ka tekst, et võib põhjustada aktiivsust, tähelepanu häirid on ju. Kas see lapseke loeb seda? Ei. Kas need vanemadki viitsivad lugeda? Aga mingid vaatad, oi mu laps, ta vist diagnoosiga otsime abi. Ja ma katsun tänases saates mitte ära unustada, puudutada seda teemat, kuidas see vaimse tervise business, kui ta sulle konksu järgi saab, siis ega ta sind enne ei jäta kui hing seest lind. Ja just kui aidatakse, et näe, lapsekene ikka ei tule oma emotsioonidega toime. Aga see, mida me sööme, mõjutab meid väga palju. Ja see, kui sa ei söö seda mürgist, siis kas või selline lihtne asi nagu veresuhkru kõikumine mõjutab meid. Eelmise saate peale oli üks kommentaar, et kas saaks vähem hüsteeriliselt. Jah, ma tunnistan, ma olen saadetes vahepeal emotsionaalne. Ma lähen täiega kaasa ja mul on kahju, kui keegi tunneb ennast sellest nagu häirituna, sest ma ise ka vahepeal, kui keegi on ikka väga siuke ma tunnen, et ma ei tea. Ärge võtke siis seda minu emotsionaalsust endasse, võtke, et see ongi Kertu. Ta tulebki siin, teeb oma inglise keeles väljendatuna rändi ära ja läheb eluga edasi. Ja just kuulake seda infot siis sisu poolest. Ja ma ise kuulasin ka oma eelmise saate ära, ma ei leidnud sealt hüsteerilist Kertut. Ju siis te pole seda hüsteerilist Kertut, see selline nagu mingi looduskatastroof stih. Sellist Kertut siin saates veel näinud ja ma ei näita ka. See on ainult omade privileeg näha seda poolt, kus päriselt asjad lähevad. Kus on asjad, mis on nii lähedased, et nad puudutavad nii sügavalt. See, mis toimub maailmas, ma tunnen, et kaunis vähe saame ära teha. Me saamegi ära teha ainult selle poole, kus me ei lähe kaasa. Hiljagu kuulsin sellist väljendit hea kohaneja. Need on siis need inimesed, kes iga riigikorra aegu on õigel poolel, riigikorrale lojaalsed. Täna on nad loomulikult Euroopa Liidu meelsed ja mõned neist on nii vanad, et on olnud ka eelmise riigikorra aegu lojaalsed. Aga sellest ei tohi ju rääkida. See on siuke... Inimesed võivad muutuda, rehabiliteeruda. Seda meelt on meil ka Liisa-Ly Pakosta, et näiteks siin oli väga värske uudis 25. märts. Pakosta vähendaks ametnike
vastutust, ehk siis need suured korruptsioonijuhtumid muutuksid äkitselt, mitte enam kuritegudeks, nagu valmistaks ette, et siin suuremaks selliseks vastutusel võtmiseks läheks. Siis on juba pinnas natuke pehmem. Aitäh Mallukas ja meeskond, kes tegid selle lehekülje ettevaatust.ee. Jah, siin on inimesi, kes on samamoodi seda rehabiliteerimise meelt, et las nad siis rehabiliteeruvad. Ja kui meil riigi poolt on olemas tegelikult selline keskkond, kus saab vaadata, kontrollida, ega inimene, mees või naine, pole juhuslikult olnud vägivaldne naiste või laste suhtes, vägistamisteni, tapmisteni välja. Ma arvan, et see on info, mis on oluline, sest need, kes on suutelised toime panema selliseid tegusid, nad on üldjuhul ikka natuke sellised sotsiopaadid, psühhopaadid, kellel on väga head oskused naha vahele pugeda, ennast meeldivaks teha. Ja kui keegi on sulle ennast väga meeldivaks teinud, siis kas sa hakkad mõtlema, et maksaks 4 eurot? Okei, ma küsin ta isikukoodi ka või uuringud äkki välja, maksan 4 eurot, et vaadata, äkki ta on paha poiss või naine, kes on suuteline oma lapsele liiga tegema. Ilmselgelt sa pigem ei võta seda ebamugavust või lisakohustust endale ette, vaid sa usud seda ilusat juttu. Aga kui sul on võimalus minna leheküljele, kui sa saad lihtsalt paned nime sisse ja kohtulahendid. Jah. Kas ei lähe elu natuke turvalisemaks? Ja need samused, kes arvavad, et teen, mis tahan, Google'is lasen ka enda nime täitsa puhtaks ära pesta, et Google'dades ka ei leia, mis rets ma tegelikult olen, jätkan oma elukombeid. Neid paned ka äkki mõtlema, et tegelikult on ebamugav sellisel lehel, kus on ka meeletu vaatavus. Kõik vaatavad, et sa tegelikult selline oled, ükskõik kui äge mees sa oled siis. Aga selline. Ja kui seal pildid on juures, ma üleeile või eile võtsin lõpuks vaadata, sõbranna rääkis, et kas tead, see on seal ja see on seal. Ma on siuke, et ma ei taha vist sellele lehele minna, et siis ka viimanegi lootus, et meil Eestimaal on inimesi. Ja ma lõpuks vaatasin ja mõne nägu on tõesti selline, et siit head nahka ei tule. Et kui inimesena kohtad teda, vaatad silma, saad aru. Aga mõni oli täitsa selline nagu ma ei saa öelda äge, aga tundus siuke tegija tüüp või selline, kes julge elus hätta ei jää. Ja siis vaatad, millega ta on hakkama saanud ja siis mõtled, jah, pilgud võivad ka eksitada mõnikord. Ja siin selle samuse lehega seoses justiitsminister Liisa Pakosta ütles Malluka loodud veebilehe kohta, alustatud on kaebuste menetlemist ja ma oletan, et kaebajateks on siis need samused seksuaalkurjategijad, naised, mehed, kes on kasutanud vägivalda nii naiste kui laste suhtes, nagu ma ütlesin, tapmisteni, vägistamisteni välja. Ja siis meenus üks mõni aeg tagasi olnud postitus, kus inimene, ma igaks juhuks nime ei maini, äkki ei soovi seda, tõi esile probleemi, et loen ta postitus ette, et siis küsimus on see, kas seal suhtutaksegi lastesse nagu kariloomadesse, kui tuleb liiga palju pullivasikaid, siis viiakse tapamajja. Tsiteerin siis Eesti Vabariigi nimel saadetud kohtuotsust. Hagejad tuginevad sellele, et Kosti avaldas Kairi Kuusamaa Facebooki profiili postituse all järgmise sisuga kommentaari. Ehk siis ebakohase väärtushinnangu. Ja kommentaar oli täpselt see, mis ma just ette lugesin. Et siis küsimus see, kas seal suhtutaksegi lastesse nagu kariloomadesse. Kui tuleb liiga palju pullivasikaid, siis viiakse tapamajja. Kostja tegevuse tulemusel kujunes hagejatest avalikkuse silmis ebaõige kuvand. Kostja laim on mõjutanud hagejate igapäevaelu, põhjustades ebamugavustunnet nii avalikes kohtades kui ka suheldes teiste inimestega. Inimesed pöörduvad hagejate poole küsimustega Kostja väidete kohta ning kolleegid on hakanud hagejate usaldusväärsuses kahtlema. Selle tulemusena on hagejatel tekkinud olulisi meeleolu langusi ja negatiivseid emotsioone. Mu vähe juriidilises ajukeses on küll hüpotees, et hagejate meeleolu languse põhjus võis olla ka oluliselt mujal, näiteks pealtnägijas, juhtunud sündmused ja selles, et kogu meedia oli selle sündmuse kajastust täis. Aga see on vist liiga holistlik lähenemine, juriidiline vaatenurk on isoleeriv, analüütiline. Ja tõesti, kas äkki ebamugavusi põhjustas see samune, et on toime pandud nii ränk kuritegu,
Ja siis mõtled, aga mis maksab see eluke ja mis maksab maine? Mis juhtub, kui sinu mainega midagi juhtub? Ja kui selle maine hind on see, et üks eluke on ohverdatud edevusele, mugavusele. Jah, see on tõesti hea küsimus. Eile kuulasin just ühte saadet teemal, et Inglismaa mujal riikides või osariikides mu aju ei taha sellist infot väga talletada. Nüüd on siis Inglismaa sealmaal, Lordide Koda võttis hääletada, kas võiks aborti teha raseduse lõpuni, ehk siis 40. rasedusnädalani. Ja kogu selle Epsteini teemade taustal, kus on mängus olnud ka arstid on nii pühad, on ju, ja arstitöö on tänuväärne, aga Epsteini seal kaadri seas oli arste, hambaarste, gynekoloog, igasugu tegelasi oma jagu, diplomitega tegelased, justkui meie sellel heal poolel ajaloost. Aga ossa kurja ajaloos ennegi ette tulnud, et arstid tegelevad pahade asjadega, lausa selliste kurjade asjadega. Ja nüüd mõelda, et hääletatakse selle üle, et võiks teha aborti raseduse lõpuni. Selle mehe videos oli väga kenasti välja toodud see loote areng, kuidas juba sellel alguse, kus võib veel seaduse järgi täna teha aborti, ka Eestis, küll meil ka selle numbri kallale minnakse, siis tal on juba näpukesed, silmakesed, sa näed, et ta on niuke nagu nunnu, ta on juba keegi. Aga nüüd siis raseduse lõpuni. Ma ei kujuta, et seal spekuleeriti kommentaariumis selle üle, et äkki see on seotud organiäriga, aga kui abordi käigus hekseldatakse see inimene seal üsas ära, mis organeid see seal, siis arvati, et need tüvirakkude jaoks selleks äriks. See peab olema midagi räpast, see ei saa olla inimlik. Ja mingist täiesti kiksuga muhtest, mis kuramuse loogika siin saab olla, kuidas on võimalik, et ta läbib siis sünnitee ja siis ta on elusolend ja siis on tal õigused ja siis on õigus mõista hukka seda, kes ta seal ära tappis sünnituse järgselt, aga kuni ema üsas toimub see tapmine, siis on kõik okei, seaduspärane, et kas siis antakse emadele, et ära kiirusta abordi otsusega, ei, abort seetab sulle hingehaava terveks eluks, sa võid raseduse lõpuni ümber mõelda. Kas on see propaganda siis või? Ma hästi ei usu, sest kogu see teema keerleb ümber selle, et me soovahetusteemadega ennast varakult ära kuhitseks. Üleüldse laps on selline ebamugavus. On ja no ei tundu loogiline, et see oleks meie huvides. Aga jah. Ja minu sõnum on see, et kui me ei väärtusta veel sündimata elusid, siis me hakkame alaväärtustama ka ennast eluna. Sest kui ka meid oleks saanud niisama kergelt, kõigi mu raseduste alguses on küsitud, et nii, ja ma ei mäletagi enam seda lauset, kuidas see täpselt oli, et kas sünnitame, oli see lause. No, muidugi, ma olen lapse ootel, muidugi ma sünnitan, aga siuke, ma ei tea, sünnitus on siuke, oled kuulnud, et see on kole ja siuke valulik ja sul on endalgi see kogemus, et kas ikka sünnitame. Niimoodi see kallutatus kahjuks on. Ja jätkan teemakestega. Ja see, mis toimub meie laste rindel ma kõlan niimoodi koledalt. See, mida tehakse meie lastega, kuidas toodetakse käsitsi juhitavaid. Hiljuti kuulsin infojupikest, et ühes maapiirkonna lasteas, kus võiks elu veel terve olla, 6 lapsest 6 on siis need, kes vajavad lisaabi. Lisateenust, sest lihtsalt lasteaias käimisest neile ei piisa. Ja kui üks inimene tõi esile, et jah, et hetkel on see teenusvajadus selline, aga mingi hetk see ju langeb. Mingi hetk ei ole vaja enam nii paljudel. Ei, see ei lange, nad jäävadki selliseks, tuli spetsialisti vastus. Ja selliseid toodetaksegi meile ellu peale, kes mingi hetk saavad oma prescription drugi peale, ehk siis ravimi, mida ta ostab välja, et funktsioneerida ja kelle huvides on sellised käsitsi juhitavad inimesed, kes ei tule iseendaga toime, kes vajavad igasugu abiteenuseid, abiaineid. Ja siin hiljuti, kus üks inimene meie seast lahkus, jah, siin mõned tõid esile karma, ise sa reklaamisid lastele, noortele seda ohtlikku ainet endasse manustada. Aga kindlasti väga oluline osa sellest on see, et kui see vaimse tervise äri sulle konksu taha saab
ega sealt naljalt välja ei tule. Ja kui meil siin hiljaaegu oli Tervise Arengu Instituut, andis välja juhend ja mina mõtlen, et kas nad lobistavad nüüd narkomaaniat normaliseerida, sest narkomaanid, see on ju midagi paha, meil on siin kitlistiilerid ja see on terviseteenus, terviseained, aga võib-olla kellegi oli lihtsalt vaja seal enda olemasolu olulisust kinnitada. Tegin sellise juhendi või tegime sellise juhendi, meid on vaja, andke raha juurde. Ja seal oli huvitavalt välja toodud, et sõnad narkar ja narkomaan on sildistavad ja halvustavad. See on selline madaldav asi. Peaks ütlema uimastite tarvitamise kogemusega inimene. Ja ma ei tea, kas see kehtib ka siis nende kitlistiilerite klientide kohta uimastite tarvitamise kogemusega inimene, sest need toimeained mingitel asjadel kattuvad. Üks tuttav kunagi ütles, et kuule, seksaanaks sisaldab sama asja, mis on see, mis tarvitavad need, kes pidutsemise käigus narkootikume tarvitavad. Ja ega eesmärk polegi inimesi kaineks saada. Aga minu soovitus on, ükskõik kui raske see elu on, endalgi on vahepeal siuke appikene enam ei suuda. Ja siis mõtled, et aga kui ma ennast ära uinutan, mis iganes, mis siis on, tänasel päeval ma veel suhkruga uinutan, aga see on siuke järjepidev töö tagasilöökidega ja siis jälle proovid sellest välja tulla, et ei, ma tahan võtta vastu need emotsioonid, need tunded, need mõtted, minna nendest läbi ja tegelikult läbi selle saada järjest kainemaks, selgemaks, tugevamaks. Ja see propaganda, ja lastel on seda väga lihtne pähe määrida, sest neil puudub veel see kogemus, et mis tähendab olla täiskasvanu vastutav ja siis kui tuleb äkitselt see elu ja vastutus ja suured otsused, siis on väga lihtne minna seda uinutamise teed. Ja üks propaganda, mida laste suunal tehakse, on see samune militaarpropaganda. Ja siin hiljaaegu oli juhtum, kus Viljandi Jakobi koolis käis Prantsuse atašee, kellega olid kaasas ka Prantsusmaa NATO kontingendi sõdurid, õpilastele tutvustati varustust, relvi, droone. Ja muidugi koha peal on selline fun, lõbus, tehakse nalja, mis masin see on, nii ägedad mehed sellised. Ja seal samas käib meil meeletu, neid selliseid näitamisi lastele on tehtud kogu aeg, meil on ju oma noorkotkad ja kodutütred, kellel ka need laagrid on natuke militaarkalduvusega. Ja ikka siin mingid lastefestivalid ja tuuakse seda militaarvärki välja, aga hetkel on nii, et paralleelselt käib sõjahirmu propaganda ja kuskil teadvuses tekib ikkagi lapsel see ühendus, et ta näeb seda, kus seal tapetakse kedagi ja samad relvad, samad kostüümid ja sellest hirmust kui normaalsusest tekibki tunne, et elu ei ole elamist väärt. Et see mingi justkui tore, lõbus asi ja soolikad, veri, see sai surma, too sai surma. See lihtsalt kodeerib need lapsed elama hirmus ja elu ei olegi justkui enam elamist väärt. Ja siis mõtled siia ilma laps sünnitada. Mis tahes elu eostamise hetkest alates elupäevade lõpuni, isegi kui see sisaldab kannatusi, väljakutseid, on elamist väärt. Isegi kui see valitsus teeb kõik, et me tunneks, et pigistab väga-väga pigistab, järjest ebamugavamaks läheb. Paralleelselt antakse meile kõvasti ka meelelahutust, kas või põllumeeste streigi näol. Ikkagi kuskilt midagi hakkab väga hõõruma. Ja viis sellest hõõrumisest üle olla on näha neid mänge läbi. Ja siis, kui isegi hõõrub, sa oma selle kainusega suudad jääda pinnale. Ja see on oluline. Ja see, kuidas meile siis, Prantsuse kontingendi, liitlased on head, liitlased on vajalikud, neile peab pugema, sest nendeta meie kaitsevõime on, mitte väga võimekas. Neil peab rohkem maksma, neile peab rohkem maksma kui omadele, neile peab rohkem lubama kui omadele, nad võivad kas või seadusi rikkuda. Nad ise seal otsustavad, kuidas karistada. Sest neist sõltub meie võit. Ja siis pealkiri. Hispaania tõi sõdurid Iraagist ära, kuna seal pole enam turvaline. See on see võõrsile appi minek. Ja kui siin mingi droon, mis hommikul oli Vene droon, lõuna ajal oli Ukraina droon, aga õhtuks mul oli selge, et see on eestlaste enda droon ilmselt. Sest meie ju oleme sinna raha ja varustust ja kõike saatnud. Ja ennegi on need Ukraina droonid siiamaale ära eksinud. Nüüd siis läksid niimoodi korstna pihta. Aga kogemata, neil
eesmärk oli üllas, rünnata ju Venemaad ja see on hea ja ilus. Ja kui need mõned droonid tulevad siia ja teevad nätaka, siis võiks tegelikult tunnistada, et see on meie enda raha, mida sinna pumbatakse, kus käib selline koba peale majandamine. Oluline on venelasi hästi palju ära tappa. Kui selle käigus saab surma ukrainlasi, siis eesmärk püütseb abinõu. Ja kui need Ukraina droonid juba jõuavad Eestisse ja ka eestlased võivad pihta saada, näiteks mõni seeneline maapiirkonnast, selline info, külamees kuulis, et ka mingi ja nätaki käis. Ja ilmselt jõudis ka sinna mingi droonike. Tänaseks on see ilmselt ära koristatud. Ja mina mõtlen, et droonid, et halloo, et nendega, kust need juhitakse, kus see tarkvara kiibid pärit on, mingi hetk võib ka AI üle võtta need droonikesed. Ja ei ole see nii, et ukrainlased seal tahtsid head, eestlased tahtsid head, aga läks nagu läks. Mingi hetk võib AI otsustada, keda tuleb tulistada, hävitada, rünnata. Loen teile ette doktor Aivar Tilk postituse 22. märts Facebooki avarustest. British Medical Journal teeb ettepaneku, et Briti valitsus lõpetaks kiiresti koostöö USA AI tehnoloogia analüütika suurfirmaga Palantir. Inglise valitsus on sõlminud koostööleppe Palantiriga paar aastat tagasi ja maksab aastas 300 miljonit naela teenuse eest. Palantir on saanud enda kätte kõik Suurbritannia elanike kõige salajasemad andmed, haigused, ravimid, geneetilise informatsiooni, sotsiaaltoed, maksud ja teeb selle põhjal valitsusele ettepanekuid ja soovitusi. British Medical Journal on mures elanike kõige intiimsemate andmete globaalselt võõrastesse kätesse jõudmise pärast. Palantir teeb koostööd USA armeega, Inglise politsei ja luureorganisatsioonidega, on AI abil koordineerinud Gaza sektoris haiglate hävitamist, täppispommitamist, elanikest, mis põhjustas nälga ja kõrget suremust. Inglismaal on üle 100 meditsiinitöötaja kaotanud töö Palantiri soovitusel. Palantir koordineerib sõjalisi rünnakuid ka Iraanis ja luureoperatsioone üle maailma. Nüüd, kui te mõtlete, aga võib-olla need arstid olid pahad, siis ma mõtlen, et kui tal on kõik andmed sellel Palantiril ja nii paljud tumedanahalised ja immigrandid saavad teha kurja, äkki nad kuidagi rassistlikult võtavad seda teemat, et mustad, tumedad, võõramaised võivad, aga kohalik ei või, kohalikul on teised nõudmised. Firma omanik Peter Thiel, vaadake inimesele silma, guugeldage, Peter Thiel on vabariikliku partei suursponsor, Bilderbergi grupi liige, asutanud palju mõttekodasid, mõttekojad on ju head või ei, ning teatanud, et vabadus ja demokraatia ei sobi kokku. Inglise arstid on ärganud ja nõuavad koheselt koostöö lõpetamist ja patsientide ning meditsiinitöötajate privaatsuse taastamist. Eile saabus teade Soomest, et Soome valitsus kavatseb kogu kela andmebaasi anda Palantir hallata. See võimaldab suurfirmal müüa oma käsutuses olevat andmete analüütikat kõigile, kes suudavad maksta ja kindlustusfirmadele, ravimtööstusele, sõjaväele, biotehnoloogilise ettevõtetele ja valitsustele. Mis sellele järgneb, on raske ennustada. Ja nüüd tulen saate juurde, kus Varro Vooglaid tõi esile, et Gaza sektoris on kõigi käimas olevate konfliktidega võrreldes kõige rohkem lapsi tapetud. Kui eesmärk ongi tappa lapsi, siis kogu see selline täppisrünnakute asi ja kole, väga kole. Ja kui meie need sellised kaitsevõime ja see on ju meie enda huvides, tegelased on siiani valetamistega vahele jäänud, siis pole välistatud, et salaja juba ka meie andmed on kuskile ära antud, lubatud, sest need tüübid, vaadake neile silma, nad on sama mastimehed kõik. Ükskõik, mis kostüüm neil seljas on, kui õilis, kuidas nad tulevad, räägivad või laulavad, nende sisu on mäda. Nad on ennast maha müünud ja see samane maha müümine leiab aset ka vaimses sfääris. Inimesed, kes on läinud justkui ennast arendama, saama millekski enamaks, mingeid võimeid. Kui te lähete sindreid teenima või teenima kedagi, kes on justkui väga heal soonel, kui tema on juba kuskile ennast ära lubanud ja mingi hetk võetakse ta üle
ja ta näost on juba näha, et ta ei ole enam sellel heal poolel, siis teie, kes te olete ka läinud nende sabas niimoodi head teed, ka teie hingekesed on ohus. Sellepärast hoidkegi ennast kainena, selgena, iseenda ühendused. Valige ennast, valige see jumalikkus enese sees. See orientiir on kõige kainem, selgem, puhtam ja teie teenistuses. Ja siin tulen selle juurde, kuidas meie omad need kaitsevõime sindrid MTÜ Meie Nursipalu Facebooki lehelt loen. Kui Nursipalu laiendamiseks relvaseaduse muutmine Riigikogus arutamisel oli, saatsime asjaosalistele koos keskpolügooni rahvaga tõendatud faktikontrolli Pevkuri valedest. See pole olnud ainus kord. Täna ilmus Postimehes ettevõtja ja reservohvitseri Tõnis Arro arvamuslugu sellest, kuidas avalikkusele on valetatud kaitsetööstuse teemal. Arro kirjutab, iduettevõtjate seas on tuntud selline loosung fake it till you make it, mida võiks tõlkida teeskle kuni õnnestubki või valeta kuni valmis saad. Näeb, et sellest loosungist juhindub ka meie valitsus. Kui päris edulugusid kaitsetööstuses ei ole, räägitakse valesid. Just nii käitub kaitseminister, kes on kaasa tõmmanud ka peaministri ja presidendigi. Kuuleme juba pool aastat, et järgmisel nädalal selguvad uue suure kaliibrilise laskemoona tootmise rajamise üksikasjad. Seda sõnumit korrati ka koos uue valega 40 mm mürskude tootmisest. Mõne nädala eest kuulsime järjekordset head uudist Eesti kaitsetööstuse kohta. Kaitseminister Pevkur teatas avalikkusele, et peagi astub Lõuna-Korea ettevõtte Hanwha Aerospace Eestisse laskemoona tootmise. Asutab Lõuna-Korea ettevõtte laskemoona tootmise, kus hakatakse tootma 40 mm kaliibriga mürske. See kõlas väga üllatavalt, sest Eesti kaitseväes ei ole kasutuses ühtki relvasüsteemi, mis sellise kaliibriga mürsked kasutaks. Võib-olla siis müügiks. Telepildis näidati vaheldumisi minister Pevkurit, peaminister Michalit ja president Karist. Ka allkirjastamise pilt oli olemas, millest jäi mulje, nagu oleks just neil päevil alla kirjutatud suuremahulisele kaitsetööstuse investeeringule, mis siis, et allkirja andev Katri Raudsepp, temast tuleb ka juttu, oli selleks ajaks juba riigiteenistusest lahkunud. Metsatöösturite kommunikatsioonitrikid ja valed on viimasel ajal saanud mitmeid kajastusi. Kas kaitsetööstus kasutab sama taktikat? Igatahes märgiline, et reservohvitser Pevkuri valetamisest kirjutab. Loosung valeta kuni valmis saad on vägagi tuttavlik, kui vaatame, kuidas on Nursipalu laiendamist eest võetud. Vabandan kõigi nende vigadest. Pea käib natuke ringi. Ja surutakse seda laiendust samal ajal, kui nad juba ammu pole enam nendes piirides. Milleks siis see laiendus? Kas siis on see samane USA baas, ameeriklane tahab maad juurde ja siis on vaja öelda, no meil on vaja seal ju harjutada. Aga harjutamine juba aastaid toimub ka väljaspool neid piire. Kellele need piirid? Kellele see ala ära antakse? Ja mis tingimustest tegelikult? Lihtsalt värske näide, kuidas, värske, see on juba alates 23. märtsist, mis alguses mul jäi ütlemata, üks selline mitte naljakas nali, et meil on siin üles ehitatud sellele, kuidas liitlased aitavad, toetavad, aga kui siin see korsten sai pihta, siis Nursipalu kandis oli circa 50 Poola rekat, mis oli suunaga nii, et nad veavad sealt välja Ameerika varustust. Mingi osa oli juba peale laetud, ja sellest ühest droonipaugust äkki piisaski, et nad ära lähevad või? Ma ei tea, spekuleerin. Aga kui see nii on, siis ma imestaks, sest nad ei jää siia, kui läheb asjaks. Hispaaniagi teised tulid Iraagist ära, kuna seal polnud enam turvaline. Ja see, kuidas lobistatakse nüüd, ei ole hullu, kõik on hästi, see ongi normaalsus, et meil mingid drooni asjad juhtuvad. Inimesed, me ei pea sellega leppima. Rahu on normaalne seisund. Mingi sõjahirm ja militaarne pidev valmistumine, üha suurem võidurelvastumine. See ei ole normaalne, me ei pea sellega leppima, me ei pea sellega harjuma. Seda enam, et Tsahkna kuskil ütles, et Eesti on ikkagi väga tõsiselt võetav või kuidagi, et Eestil on mingi suur kaalukus. Kui meil on suur kaalukus, asugem diplomaatiat harrastama, kui me oleme tõesti nii suur kaalukus. Või mis iganes sõnu see. Te võite lugeda Jack Norrise anekdoote ja asendada Jack Norris Tsahknaga ja te saate pildi sellest, mis meil täna Eestis toimub. Kui äge mees on Margus Tsahkna. Aga siis selle juurde, mis meil siin toimub, piiridest väljaspool.
Kuperjanovi jalaväe pataljon viib Võrumaal 23. märtsist 1. aprillini läbi õppuse Good Company, mille eesmärk on harjutada välikindlustamist ning kaitselahingute pidamist. Peamiste aladena on kasutusel Nursipalu harjutusväljak ning riigimetsad Võru vallas, Tabina külas. Osaliselt kasutatakse õppusel ka teisi eelnevalt maaomanikega kooskõlastatud alasid. Need kooskõlastused näevad välja nii, et kui sina, eramaaomanik, näed, et mingid tegelased on su hoovis, anna teada. Sinuga ei ole kooskõlastust tehtud. Palju nahaalsust on selles toimuvas. Ma ei tea, kuhu see hekk hävitatakse ära. Anna teada. Ei olnud kooskõlastust, et sinu kuhu see hekk on casualty. Kui mingit muud sinderasja tehakse sinu maal, anna palun teada. Ja kooskõlastatud alad on siis Sänna küla Rõuge vallas, Lasvee ja Kääpa külad Võru vallas ning Väimela Aleviku ümbrus. Kaitseväe sõidukeid ning relvastatud sõdureid, sealhulgas liitlasi, võib sellel ajavahemikul kohata ka mujal Võru maakonnas tavapärasest rohkem. No nii palju kui pubides neid ilmselt õppusteleine. Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid Tabina lähistel riigimetsades Võru vallaga kooskõlastatult alates kella 6 hommikul, enne kui kukk jõuab kireda, mujal alates kella 8 hommikul ning lennutatakse droone. Ja need samused droonid, jah, neid lennutatakse äkki nad on jälle Ukraina droonid, mis lendavad, me ei tea. Ja ei saagi ilmselt teada, sest see meedia lihtsalt vahutab. Kes tahab, räägib tänase päevani, et tegemist oli Vene drooniga, tuli Vene poolt. Vene lipki äkki oli küljes, lehvis niimoodi. Ma ei tea. See lihtsalt peegeldas meie kaitsevõime puudumist, et rahad on kuskile ära kadunud. See, mis peaks täna olema investeeritud meie kaitsesse, on läinud kuskile vasakule. Lisainfo ja küsimustele vastamine. Nüüd annan teile selle kontakti, kuhu andke teada. Teise jalaväebrigaadi tsiviilmilitaarkoostöö ohvitser, noorem leitnant Artur Linnus. 54 30 12 12 54 30 12 12. Nii et kõik, kellega teil on siin kooskõlastatud, aga tegelikult ei ole ja teie metsasid, maid rüvetatakse, andke teada. Äkki kuude vältel kuidagi taastatakse miskit, aga kogemus on näidanud, et pinda peab käima. Ja võib öelda, et no koli ära. No, kus sa kolid? Kuhu? Nagu kiuste hävitatakse kõike, mis on ilus ja püha. Nagu selline programm oleks. Siin on mingit ilu, väärtust. Kas me teeme siia energeetikat, kaitsevõimet, mingit militaarasja, midagi peab siia tegema. Või me hakkame seda piirkonda kaitsma nagu looduskaitseliselt. Et võtame selle RMK niimoodi hõlma ja siis hakkame seda metsa majandama, hooldama, sest mets vajab hooldamist ja hoolt ju. Ja siis jõuame sinna, et ükskõik, kus me elame, seal samas, kus me elame, me peame kaitsma seda, mis on kaitsmist väärt. Ja kui mõelda, et aga põgeneks kuskile, mõtted vanajumala selja taha, siuke ütlus on ju. Teate, see vanajumala seljatagune asub seal, kus oleme meie, sest see jumalikkus on meiega. Meie asi on ära tabada see ühendus. Ja siis me mõistame, et kergeid, mugavaid lahendusi, põgenemine kui lahendus pole olemas. Kõik on lihtsalt siin ja praegu. Ja üks viis, kuidas siis selles maises reaalsuses seista selle eest, mis on püha ja hoidmist väärt, on moodustada organisatsioone, MTÜ-sid, tänaseks on Eestis neid päris palju, sest lihtsalt igal pool käib tihe selline nagu surve, tugev surve, kogu aeg üritatakse kuhugile konksu taha panna. Rahu ei anta, see rahu tuleb meil välja teenida. Ja siis oli meil hiljaaegu selline juhtum, et noormees mingi mapikesega väravas ja tema kogub annetusi, et pane oma nimi kirja, et seal on, kas oli vist 24 organisatsiooni, kellele siis kogutakse neid annetusi ja siis tema on sellest suure organisatsiooni esindajana siin meil väravas. Ja siis ma ütlesin, kuulge, et jah, et see Lehtme on küll äärmuslik näide, aga ega ei kutsu küll väga annetama, sest neid kõrvalekantimisi on teisigi olnud. Ja üleüldse, palju need organisatsioonid raha endale saavad? Kui palju need töötajad seal teenivad?
et mina annetan, siis ma ütlesin, mina olen annetaja jah, aga ma annetan otse. Mina ei taha sinna vahele mingeid organisatsioone. Ja siis see siuke hästi entusiastlik. Ja ta, ilmselt ta kuskilt oli lugenud neid lauseid, mida öelda, kui inimene väljendab, et ta ei taha anda. See oli miskit taolist, et ma mõistan su muret või ma näen su muret. Mingi selline, inimesed ei räägi nii. No ei räägi. Mul ei küsimata, kellena ta siin väravas on, et kas ta on siis teeb endal mingid, tegemist oli üliõpilasega, et kas see on siis praktika raames või jah, ei küsimata. Ja siis Siim huvi pärast võttis kohe internetist välja, et see samune organisatsioon, keda noormees esindas, et seal oli 2000 millegagi brutopalk keskmine. Ja need teised organisatsioonid, kes olid siis selle vihmavarju all, ma arvan, et ega need ka seal päris heategevusega ei tegele, et ikka mingid palgakesed on nendele määratud. Ja kui mõelda, et me peame nii palju raha ära maksma, et need inimesed ära teenindada, kes on siis need heasoovlikud, heategijad, mis üle jääb, läheb siis neile, kellel on päriselt vaja. Ma ei ole huvitatud, tõesti ei ole huvitatud. Pigem annetada, toetada otse ja inimesed, kellel on raske. Ärge kartke paluda abi, kui on tõesti siga raske. Ja see kuidagi individualism ja ise hakkama saamine. See on ka üks programm, mis meil, ma arvan, et suuresti häkib seda, et meil oleks terved pered. Ma saan ise hakkama. Strong independent woman ja igasugu muud asjad. Tugev, iseseisev naine. Ja siis oled selles mingis värdnaiselikkuses, kus tegelikult naiselikkust ei ole enam alles, sest sa pead olema ka mehe eest, sest sa oled nii ise. Aga lihtsalt ühe näite juurde tulles, kui need meie päriselt hoolivad õige asjast tegutsevad MTÜ-d toimetavad annetuste baasil ja meil on siis need riigi ja omavalitsuste toetatud MTÜ-d on ju. Mis see noormees esile tõi? Ilmselt Siim küsis, mina seda vestluse algusotsa ei kuulnud, et mingid LGBT asja nemad ei toeta. Väga positiivne on ju. Aga need on niikuinii üle kullatud. Et see ka minu jaoks ei mõjunud kuidagi niimoodi stimuleerivalt, et ma hakkaks nüüd annetama hoolega. Et sinna seda raha niikuinii jätkub ja heldelt. Aga siis need MTÜ-d, kes seisavad sellest, mis päriselt on oluline, võib ju mõelda, et mis ma ikka, ega see Nursipalu MTÜ, mis see minu asi on? Ma üldse ei ela seal, ma elan teises Eesti otsas. Ja vaikselt kõik need asjad jõuavad ikkagi ka teid purema, sest see suhtumine riiklikult on läbiv. Et kui sa täna mõtled, et ma asungi vana jumala selja taga, siis see ei pruugi varsti enam nii olla. Isiklik näide, mida avalikult jagada ei saa, aga jah, ükskõik kus sa asud, sa ei jää sellest puutumata, kui sa endale ei tunnista vastutuse kohta selles, et me peame seisma selle eest, millest me päriselt hoolime, need omavalitsused, valitsus ja ka isegi riiklikult rahastatud organisatsioonid, mis väidavad ennast seda tegevat, ei tee seda. Ja hiljaaegu oli selline postitus Päraküla Seltsi MTÜ Facebooki lehel 20. märts. Tähelepanu, Ermistu Lõuka, Soomra, Tõstamaa ja ümbruskonna elanikud. Mida riik meile tegelikult tagauue plaanib? Uudistes räägitakse ilustatult, et Ermistusse luuakse kaitsetööstuspark. Park on midagi ilusat, mõnus sõna, park. Rohelus, põõsad, lillekesed, istumispingid, rahu, hõlpu olemise aeg. Kaitsetööstuspark. Räägitakse arengust ja töökohtadest, algul lubati 300–400 töökohta, tänaseks on sellest saanud kuni 130 töökohta. Meil siin Väimelas oli sama lugu, üks koosolek öeldi üks number, järgmine koosolek oli hoopis teine arv. Öeldigi esimesel korral arv ja järgmine kord oli ka nagu mingi hoopis väiksem arv. Ma ei tea, kuidas niimoodi saab. Aga saab. Aga kas keegi on meile selgelt öelnud, mida see meie igapäeva elu jaoks tähendab? Plaanis ei ole lihtsalt tootmishoone, vaid sinna on kavandatud 50 tonni lõhkeaine jääkide avapõletamised ja üle 800 korra aastas avalõhkamisi. Aruandest selgub, et maksimaalse lõhkeaine koguse 10 kilomeetri TNT ekvivalenti korral on häiringute esinemine tõenäoline kuni 4,23 kilomeetri kaugusel ning hetkeline paugutus on selgelt tajutav ka kaugemal. Tõstamaa asub vaid 4 kilomeetri kaugusel, kuid Ermistu, Lõuka, Soomra jäävad lähemale. Lastead kool hakkavad neid pauke tundma. Ma ei usu seda 4,23 kilomeetrit juttu, arvestades, mis meil siin Võrumaal toimub, siis need numbrid on ilustatud, mõnusamaks tehtud. Ja
lasteaed kool hakkavad pauke kuulma, kui on vastav juhataja ka poliitiliselt paika pandud, nagu meil siin Võrumaal, siis ilmselt juhataja ütleb, et kõik on korras. Kui lapsevanemad ja õpetajad väljendavad, et ei ole korras, siis meediasse lastakse ikkagi juhataja, kes ütleb, kõik on hästi. Või kohtuniku härraga rääkima, et öelda, kõik on hästi, üldse ei häiri. Aga mis päriselt toimub, selle eest peame seisma meie inimesed, päris inimesed. Isegi väiksemate 0,5–5 kilomeetri lõhkamiste puhul, kilogrammi lõhkamiste puhul levib üle 100 detsibelline lööklaine, mis on võrreldav otse kõrval töötava suruõhu haamriga. Avapõletamise toksiline suits tõuseb õhku ja reustab seda. Kuna betoonvannil põletamine on odavam kui moodsate filtritega varustatud suletud meetodite kasutamine, siin minnakse kergema vastupanu ja odavamat teed. Toksiliste ainete levik on tuulega kontrollimatu. Kuidas mõjutab see lõheliste kudemiseks kaitse all olevat Männiku jõge, Ermistu järve, meie tervist ja puhast loodust? Kas see on elukeskkond, mille me jätame oma lastele? Ja mul on hea meel, et MTÜ-d, organisatsioonid koonduvad, kus inimesed räägivad nendel teemadel avalikult, sest ega lihtne inimene käib tööl, ta usaldab oma valitud esindajaid ja ega see valitud esindaja, kes ta on juba seal niimoodi, mina olen keegi, tahaks veel haljemale oksale saada, ta saab aru, et tal tulebki liikuda seda teed. Mitte seda ebamugavat rahvaga, niimoodi, rahvast leitakse üles, kui valimised on, aga kõrgemale haljemale oksale saab ikka siis, kui sa poed sinna ülespoole. Kuigi jah, tänases kontekstis see ülespoole, sa liigud põrguteed. Sest need asjad, mida tehakse, see ei ole... Ma kõlan vist ikka liiga dramaatiliselt. Aga kui ei tehta otsuseid, mis oleks elu eest seisvad, siis mis on elu vastand? See on surm, see on see surmakultuur. Ja kui meil siin kultuur... Ma ei mäleta, kas ma lugesin teile seda kohta ette. See, et 3.–5. aprillini toimuvad New Yorgis Eesti kultuuripäevad ja ka Kermomurel saadetakse sinna, sest Eesti kultuur ja meil ongi vist suuresti juba siuke surmakultuur. Et jah, paneb nagu mõtlema, kas me tahame liikuda seda arengu ja paremuse poole, kui see tegelikult on tee sillutatud millelegi, mis ei ole püha, mis ei ole ilus, kust kaob hing seest. Vaadake arhitektuuri. Eelmine sajand, see sajandi keskelt vist juba läks nagu nässu ära. Aga üleline sajand näiteks. Me oleme arenenumad, kõik on niimoodi tehnoloogiliselt väga-väga viimase peal. Aga elu läheb järjest mannetumaks visuaali poolest. Siis me saamegi oma selle elamuse, silmade kaudu elamuse kätte ka internetiavarustest, mis ei ole terve. Sest meie, kui ma hiljaaegu nägin videot, nägin Instagramis seda videot, mis on ka nutiseade. Aga nüüd mul uues telefonis ei ole enam Instagrami. Seal oli jutt sellest, kui tundlik on inimese keha. Et kui sa sõrmedega sööd, siis juba need sõrme otsas olevad närvilõpmed, nad annavad juba kehale selle teadmise, et kohe tuleb toit. Hakkavad mingid protsessid käima. See tekstuur annab mingi info. Ja siis mõtledki, et vau, me oleme ikka nii peen masinavärk. Siis vaatad seda nutiseadet nagu mingit lihtsalt kalliste, haruldaste metallide kogumit plastikuga koos. Ja saad aru, et kui väärtusetu see on ja kui võimes masinavärk see on, kuidas me võime luua ja kuidas ma hiljaaegu rahaliselt oli natuke kitsam. Ja siis ma muudkui vaatasin inimestel nii ägedate kraedega jooped. Vaatasin ja minus oli selline, justkui kadedus, sest ma teadsin, et ma saaks selle joope ju endale osta, aga see oleks millegi arvelt. Ja ma ei taha nendest teistest asjadest loobuda, aga need karvased kraed olid tõesti ilusad. Järgmine hetk mul on see karvase kraega joope kodus. Lihtsalt sõbranna tõi. Ma ei maininud talle, et mul selline kuidagi kiindumus on tekkinud nendesse kraedesse. Ja järgmine hetk oli materialiseerunud see karvane krae ja ta oli mul kodus. Ilma, et ma oleks sentigi maksnud, kuskilt kaltsukast ta selle sai. Väga äge jopen. Ja kuidagi selline, nendel hetkedel, see on lihtsalt üks näide väga paljudest, kus ma midagi soovin või mõtlen ja elu tuleb juba järgi. Ja miks kõik meie soovid ei täitu, on see, et kõik meie soovid tegelikult ei tule sellest nagu siirast kohast. Ja kas siirast kohast saab tulla see, et ma tahan seda karvast kraed.
Aga midagi selle kraega oli. Ma ei tea, mis, aga elu tuli järgi ja ju siis see pidi nii minema. Või oli see universumi viis mulle öelda, et ole oma soovidega ettevaatlik. Soovid võivad täide minna. Ja läksin natuke laiali omadega. Ja see, kuidas meile söödetakse väga palju ette ka, see oligi minu visuaal, kui ma oleks näinud neid kraasid, ma ei tea, kas ma oleks neid tahtnud, aga üldse, kuidas väga palju seda informatsiooni, mida tahta, kuhu poole liikuda, mis on popp, mis on oluline ja mingis plaanis ma tundsin, et ma olen elust nagu maha jäänud. Ma tegelikult tahtsin ju edasi õppida, ennast arendada, olid veel mingid mõtted, mida teha ja jäid kuidagi nagu väga sellesse lasterattasse. Ja kui ma hakkasin mõtlema sellele, kui palju taipamisi mul on olnud nendest väga rasketest hetkedest läbi minnes just seoses lastega, kus ma tunnen, et ma olen mingis situatsioonis lõksus ja kuidas ma sealt tulin läbi, mis kvaliteeti ma endas avastasin, mis kihte ma endas lahustasin selle jaoks, et need taipamised saaksid tulla, siis ma mõistsin, et ma olen küll liikunud, aga mul ei ole teistele midagi nagu näidata. Ja see oli see, mis häiris. Teistel nagu ma näen, see tegi seda, too tegi toda, see saavutas seda, too saavutas toda, aga ma olen näidata midagi. Ja siis ma sain aru, et rahu, Kertu, et sa ei peagi midagi näitama. Tegelikult ei pea midagi näitama. Oluline on see, et mis on sinus, mis sinuga jääb, mis ei ole mingi trendi pinnalt, et nüüd kõik tegelevad sellega, vaid sinu sees käisid sellised protsessid läbi ja see jääb sinuga. Ja kunagi mul oli isegi üks selline nõme nali, et õppimine on midagi, mis sa kogud selle endas, on see mingi kogemuse pinnalt, omandad sa mingeid teadmisi, see jääb sinuga alatiseks. Raha, materiaalne, see võib kaduda nipsust. Aga see, mis sa talletad endasse niimoodi inimesena, see jääb. Kui just puukentsefaliit sind ei taba, siis võid ilma jääda. Selline kole huumor. Lihtsalt anda aegalt mõista, et ma ei ole mingi hea inimene. Ma olen inimene, kes püüdleb selle poole, et olla parem inimene, aga minus on veel sellist musta huumorit ja seda poolt, millega võiks tegeleda, et jah. Aga kes te tahate väga positiivseid asju lugeda, et olekski kõik ainult ilus tore, aga samas saate oma info kätte, siis Sotsiaalministeeriumi Facebooki leht, Kaitseministeeriumi Facebooki leht, mille järgi te ära tunnete, need lehed on see, et seal on ringi sees sinikollane lipp ja 3 kiisukest ja seal on ainult positiivne ja saate info kätte. Palju pension tõusis ja kuidas pensionär on nii õnnelik ja kui hea see on, et ikkagi tõusis, sest et asjad on ju kallimaks läinud. Aga Kertu on see nõme, kes ütleb, et ei kuulge, aga asjad on ikka väga palju kallimaks läinud. See pension ei jõua järgi hästi. Kuhu raha kaob? Sellele ma siin tähelepanu suunangi. Ja need, kelle taskusse ka see siuke pressimine käib, nendele ka mu saated ei meeldi. Ja positiivseid uudiseid veel. Rainer Saks on selline, kes võib tekitada mõnes hea tunde, et oi, venelane on juba alistatud, ei ta siia enam tule. Ja see oli hiljaaegu tal üks jälle selline šedööver, et Iraani raketivarud vähenevad, uusi rakette nad juurde toota ei suuda. Veevalaja, täna tuleb imeline päev. Ambur, kõik mida sa puudutad muutub kullaks. Lõvi, sinu soovid täituvad lihtsalt soovi. Kalad, naerata ja elu naeratab sulle vastu. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ma arvan, et need, kust võtavad seda tähtkujude asja, astroloogia on ikka midagi päris. Aga Rainer Saks, ma ei tea, kust ta info tuleb. Aga jah, sõja esimene kannatanu, esimene hukkuja ongi tõde. Sellepärast ma neid sõjapropagandiste, udutajaid ei võtagi väga tõsiselt. Aga kes tahab uskuda, uskuge. Meil on ikkagi usuvabadus. Ja aga see, kuidas me peaksime tundma ennast kõige selle maksukoormuse juures väga mugavalt ja hästi, turvaliselt. No me muudkui maksame ja sellest ju tehakse midagi. Nursipalu laiendatakse ja tegelikult käib sellega vähe metsa ja ikka ostetakse ju mingit manti kokku ka, et jah, kõrvale läheb mingi osa, aga enamus vast läheb ikka asja ette ja see on lihtsalt üks näide, kuhu raha läheb. Ja mis on nii absurdne. Loen teile ette. Tiiu Ritari Facebooki grupis Nursipalu Väimele ja Võrumaa kaitseks 21. märts. Riigikaitse ja kaitsetööstuse rammusad lehmad.
Mullu 15. juulil RKIK juhi kohalt lahkunud Magnus Valdemar Saar määras samal päeval enne ukse sulgemist Katri Raudsepale 9000 € suuruse preemia. Raudsepp sai tema kohusetäitjaks. Ja detsembris määras RKIK Raudsepale hea töö eest veel täiendavalt 4200 € preemiat ning selle aasta jaanuaris 1200 €. Raudsepp töötas RKIKis 31. jaanuarini, pärast seda suundus ta kaitsetööstusesse, eraettevõtlusesse. Ja siis mõtled, see juhtum tuli lihtsalt välja, mis on Raudsepa teinud. Kas äkki see, et ta aitab ka nagu seda kantimisasjale kaasa? Lihtsalt spekuleerin, sest tekib küsimus, mida head ta on teinud, sest ilmselt ta saab ka lihtsalt palka, mis ka ilmselt pole väike. Täna töötavad Saar ja Raudsepp mõlemad samas kaitsetööstusettevõttes. Saarest on saanud kaitsetööstusfirma Wolfram Euroopa juht ja Raudsepp on sama firma äritegevuse juht. Mõlemad on ka juhatuse liikmed. Sellega tulutoov sõjaäri ei lõpe. Ekspress kirjutab lähemalt neist seostest ja seosekestest. Muuhulgas oli Saar veel riigiametis olles SmartCapi nõunik. Saare roll oli nõustada SmartCapi seoses kaitsevaldkonna arengute ja turutrendidega ning spetsiifiliste kaitsetööstuse ja tehnoloogiate kasutusvõimaluste, lõppkliendi vajaduste, konkurentsivõime ja nende tehnoloogiate potentsiaaliga. Ja mina mõtlen, et huvitav, näiteks kindlustuses on väga rangelt, sa lõpetad ühe juures töötamise, sul on nõue, ma ei mäletagi, mis need nõuded täpselt olid, aga sa ei saa minna teise kindlustuspakkuja juurde, sest sa lähed selle eelmise koha teadmistega. Aga meil kõige hapram sektor tänases päevas üldse kaitsetööstus, või õigemini see kaitsevõime või nimetame kuidas tahes. Ja palun väga. Kas Saar võiks näiteks homme minna tööle ettevõttesse, mis on seotud hoopis Vene relvastusega? Ma ei tea. Siin on kõik nii pudru ja kapsad juba tänaseks päevaks. Sest see ei ole niisama lihtne ida versus lääs. Tuletan meelde, kui meile taheti siia teha raudteejuupikest. Ja tegelikult see äri Venemaaga toimub tänase päevani, aga lihtsalt see on ainult valitud isikutele, firmadele lubatud. Osa konkurentsi lihtsalt koristati ära selle sanktsioonide asjaga. Et raudteejupike, ja kui üks kohalik ettevõtte tegelane ütles niimoodi eravestluses, et ega need sanktsioonid, et see sõda igavesti kestab mingi, et jääb ikkagi äri rohkem käima, ju. Äri käib täna ka. Ja kui ma küsisin seal koosolekul, et kas vastab tõele, et mööda raudteed käib ikkagi äritegevus Venemaaga, oli paus, mis ise juba andis vastuse. Ei käi äri käib Kasahstaniga. Ja nüüd mõelda, et kui juba see asi tegelikult ei ole rangelt paigas, miks ta peaks kaitsetööstuses olema? Ma ei tea. Mina ei usalda seda väidet, et meil on siin väga rangelt Vene-vaenulik asi. Ma arvan, et siin on esiteks rahvavaenulik ja teiseks kõik need nupud mõtlevad, kuidas endal oleks hea, kuidas endal oleks mugav. Aga mingi hetk, kui sa oled kuskil sala või justkui mitte salaorganisatsioonis, sest sellest on ju riigimeedias räägitud organisatsioonist, aga mis seal organisatsioonis salaja toimub? Kui sa oled seal lõpuks juba sees niimoodi, et sa saad aru, et sul on saba ja sarved kasvanud ja sa oled oma saba ja sarvi pidi seotud, siis sul ei ole isegi mugavus, mille nimel sa toimetad. See on ellujäämisinstinkt, sest sa tead, et kui sa enam ei teeni neid, kes on sind niimoodi omaks teinud, sinuga on kõik. Ja need suure ärimeeste ootamatud pankrotid, mis te arvate, kus need tulevad? Ma arvan, et on ka olnud kuskil organisatsioonides ja äkitselt nad pole enam, neid pole vaja, või nad on muutunud ebamugavaks. Või lihtsalt tehakse aeg-ajalt mingit ohverdamisrituaali nendega ja head aega. Senine mugavus, luksus, olen tegija. Kui sa ei ole tegija paljalt mitte millegi lisana, sul ei ole mingit ägedat autot, issand, eile aeg oli nii hea video. Kuidas üks mees ütles, Eesti riigist rääkis, et kui sa oled siuke hädine, et siis meesterahvaga võrdlus, et kui sa ei ole nagu väga võimekas, et siis ostad endale maasturi ja siis saad kõik aru, et sa tegelikult ei ole nii võimekas. Eesti riigiga sama siuke prossimine käib ja see peegeldab, et tegelikult ei olda väga võimekad. Ja olla sina ise, kujuta ette, sul ei ole seda ametikohta, sul ei ole neid suuri tutvusi, sul ei ole ägedat maja, sul ei ole justkui mitte midagi, sa oled see suvaline inimene tänaval. Ja kes oled sa siis? Kas sa siis oled enda jaoks väärtuslik
mida sa oled endasse talletanud, mis kogemused sul on, mida sa oled endast maailmale andnud, kuidas sa oled käitunud erinevates olukordades, kas sa oled jäänud inimeseks, heaks inimeseks või sa oled murdunud ja läinud sindriteed. Ja mina olen lunastuse usku ja sellepärast ma arvan, et inimesed võiks mõelda kaasa sellistes kohtades. Ja mina ise, kes ma vahepeal ütlen halvasti ja teen nõmedaid nalju, eks ma ka püüan mingisse paremasse kohta. Aga ma tean, et siin on teekond ja ma võin küll otsustada, et nii, nüüd ma olen hea inimene. Aga mingitel kohtadel ma tunnen, et üle oma varju ei hüppa. Ma liigun. Ja jah, komistamistega, aga vähemalt liigun. Veebruaris tuli teada, et SmartCap investeeris 7 miljonit eurot kaitsetööstusfirmasse Frankenburg Technologies. See ettevõtte on lubanud hakata masstootma odavaid rakette, millega droone alla lasta. Frankenburg Technologies juhid on endine Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja endine Kaitseväe juhataja asetäitja ning diviisi ülemkindral Veiko Vello Palm. Ka eelmine Kaitseväe ülemkindral Martin Herem on seotud Frankenburg Technologiesega. Siis kui mõelda, et sa oled siis see militari mees, joo, mundris, joo, ma olen igasugu asju teinud, et teenida välja, need pagunid. Äkitselt vaatad, et tegelikult ei taha ju kuskil niimoodi rindel nagu surma saada, et ma ei tea, mul on ikka see mainevärk olulisem. Ja sul on võimalus minna sektorisse, kus sa saad kõik selle senise kogemuse lihtsalt rahaks teha. Ja rahaks teha nii, et sa teed selle rahaks nii, et su senisest mina kaitsen Eestimaad asjast ei jää suurt midagi järgisesse raha niimoodi, no. Siia sinna ära nagu kaob. Ja kes sa siis oled, kui sa kunagi oled olnud peast natuke liiga militarist ja selline viimase veretilgani, mis ei ole päris terve suhtumine. Kaitsta riiki viimase veretilgani, meil peaks olema prioriteet kaitsta peret ja kodu, maksku mis maksab. Ja siis on Eestimaa kaitstud hoitud. Mitte nii, et me saadame oma mehed, pojad, vennad kuskile rindele ja me ei näe neid enam ja siis me naised oleme lastega niimoodi kodus, et täitsa lõpp ei tea, mis saab. Võt. Sest et kui asi läheb hapuks, siis igasugu maradöörid ka omade seast, pluss need, kes on kõik see sisse veetud, on väga suur oht, veel suurem oht kui see, mis tuleb piiri tagant. Sest see kõik on meie ümber. Me ei pruugi vaenlast äragi tunda, sest ta on sinuga samamaalane või ta on kunagi siia toodud, sest ta põgeneb sõja eest ja ta on vaesekene. Aga siis, kui läheb jamaks ja inimeste tegelik loomus esile toob, meil on vaja, et meie kodud oleks kaitstud. See, mille vastu meil siin võideldakse, korjates inimestelt relvi käest. Aga mina lähen siit veel sammuks edasi. Üks väga-väga oluline kaitse on ka see energeetiline kaitse, mis nõuab seda, et me oleks pidevas ühenduses selle jumalikkusega, mis suunab meid, mis annab õigel hetkel märku, mis räägib meiega. Ja huvitav on see, et mul on olnud korduvalt seda kogemust, et minu enda hääl ütleb mulle midagi, niimoodi pool ärkvel, pool unes olles. Ja siis paar päeva tagasi ütles mehe hääl. Ma ei ütle, mis ta ütles, aga siis mõtlesin, et issakene, et see on küll huvitav. Et või ma lihtsalt olen mingid korrad ära unustanud, aga mul on kogu aeg olnud siuke, et nagu minu hääl räägib minuga, aga see on mehe hääl. Ja see on nii huvitav seisund ja võib-olla seda on varem ka olnud, aga mulle jäi meelde, sest see on see seisund, kus me olemegi uneärkvelõku vahepeal ja siis ei ole meil mälu nii hea. Sest et mul on igasugu häid mõtteid, kui ma hakkan magama jäämas, ma hommikul panen hommikul kirja, sest ma ei taha tulla üles ja siis ma rikun endale une ära, mis mul vähekenegi on. Ja viimane lause postitusest, ühesõnaga tööpõld on lai, peaasi on riigiametis olles põld ette valmistada ja rammusad lehmad valida ning teadagi, et keegi õige hõlma kinni ei hakka. Võt. Ja lõpetuses ma tuleda une ilma mano. Mul on mitu kõrda olnud unenägu, kus ma erinevitin olukõrdaden ütle vali Jumala. Ja ta ole sääne nagu teedlik ütlemine, ma lihtsalt tule hinde seest ja nä kõrra oma seotu sõaga. Ja kui ma ole ütelnu oma vali Jumala, sõs kõik lahenes. Nagu ükskord olgi nii, et ta sõjatroon muutusi valgussambas, kui ma ütlema vali Jumala ja olgi kõik. Ja ma arvan, et kõik ta, mis meil siin ilman sünnus, on ta loodusega seotu, latsiga seotu. Kui me kasvatame omi latsi ja määnegi rassu olukord,
näütuses rats väga tahtella nii nagu tõsu normaalse latse. Ja kui sa mõtled, see on see nagu jumaliku puhtuse peale, sa saad arvu, et sa ei minna tuud tiid, mis on nagu lihtsalt mugavamp ja millega saad õkvada latse armastuse ja teno, kus väga hää vanapoolt, et lupat. Vaid, et mõteldagi, aga kus jumal meisse inimestena suhtus? Ta ole nii, et tii, mis tahad, latsakõne, anna minna, kom lõpus ja hüva tunne, anna minna. Ole, jumal meist ka karista, kui me läheme üle kätte. Ta hoid meid see nagu alandlikun, kotus on. Aga tu tähenda ei tuud, et me pead tegema hinnast nagu väga tsillokusus ja kartma, pelgama kõkku. Laskma hindega kõkke tetta, sest ma olen saanud tsillokane väeti. Ei, vaid lööda esi hinda seest ühendus Jumalaga ja kui suur vägi ta on. Ma olen kõnelnud, kus endise satanisti omava lännu Jumala mano, sest ma saava arvu, et ta satanismi tee. Ta oli Jumala kõik väkev saatan, vaid et saatan Jumala kõrval on esütus. Sa esütär tuu tii pealt, kui on periselt om su vägi. Eeldaegu siin näüdas mulle näljapilti, kui on saatan on selline suur tukõv, musta värvi, suur sarvepään. Ja siis Jumal oli tast poole väikump või isegi kolmandik ta pikkusest Heledin Raiven ja siis saatan ütle, et ma olen kõik võimas. Ja et ma valitse maa, ma valitse ilma ja ma olen kõik võimas ja Jumal vastas talle, kuule saatan, et mille ta su ilm nii homo on? No vot, kas ta on, sest ta vägi, mida inimese kandva, kuna läheva esihinda ohverdamise tiid. Või on ta esütus, millest tuleb välja kasu. Ja too olegi lihtsa. Too ole nii, et ma otsustan, et nüüd ma olen sääne inimene. Jah, sa otsustad ja sa võid ega päiv taad otsusta. Aga su harjumuse ja igapäevatse tegevuse ütlemise võtva aigu. Ja meil tule esihindale aigu anda. Ja esihinda suhten olla ka sääne nagu andestav, sest kui sa ei andesta esihindale, sa andesta tõisile, sa ei saa ka parembas inemises muuta, sest su seen ole ei ruumi näete esihinnast paremba inimesena, sest sa oled esihinnast nagu kip maha kandnud, sest sa ei andesta esihindale. Ja see on see olivasest tähendab see jagamise mõtte. Ma väga looda, et te löödsite siit midagi, mis avitas. Ka ta hullu ao üle jälle. Vaihtapäeval või tundu, et kõik lätt õnne hullambas. Aga sõs märka esihinda seen, kus kõgõda hulluse vastana sina, sa inimesena olt kasvanud suurembas ja kõgõda hullus püüdki sind edasi kasvata. Ja meil tule täis tenolik olla, aga mitte lömitama naada. Mitte ütelda, haituma kõik ta halv. Lämi edasi sõpruna ja tii kõkke taad halva edasi. Sa ei kasvu tuust, kui sa alla annad. Jah, sa võid alistu, et näete uusi võimaluisi, aga alla andmine on midagi muud. Toda tegema nuu inimese, kia omava eduka, ega riigi kõrraegu, kia omava nuu kohana ja aituma kullumast ja järgvitse kõrrani.